Täna õhtul astuvad öölokaalis Fookus üles Paul Oja ja Genka. Kuid enne seda on meil siin toimumas üks väike autoriõhtu. Räägime natuke muusikast, elust ja saavad ka siin olijad mõned küsimused küsida. Ma ei kujuta ette, teeme sellises vabas vormis ja eks vaatame, kuidas ta minema hakkab. Tere mehed, jõudsite lõppude lõpuks Pärnusse tagasi. Palju vabandust, miljaks jäime? Ai, see ei ole hull, akadeemiline veerandtund. Pool tund. Ma ei kujuta ette, kuidas küsimustega alustada, aga võtaks kohe ajaloo algusest pihta, et Pärnu on nimetatud tegelikult räpi sünnilinnaks Eestis, ja tegelikult olite teie ju ka tegevad sellel ajal ja kindlasti tihti Pärnus. Kas te saaksite natukene kirjeldada, kuidas 90-ndatel Pärnus see räpi skeene kui selline üldse tegutses või milline ta oli? Natukene iseloomustada selles suhtes, et mina vaatasin sellel ajal alles multikaid. Me vaatame siiamaani multikaid. Aga mis oli sellel ajal erinev või selles suhtes, et kuulati natukene teist võib-olla karmimat räppi, kuidas te omavahel siin riides käisite, kuidas te läbi saite, kuidas see kultuur üldse 90-ndatel oli? Meil oligi see, et me tulime, kui me hakkasime Tautagi tegema, siis me tulime hästi siukse suure hooga peale, et ega sel ajal siis aastal 90 alguses ei olnud eriti palju hip-hop grupeeringud, oli mingi paar venelaste oma, oli Kool D ja siis oli Pärnu Taraba Moob, kes oli ikka suur liikumine juba, kus olid ikkagi DJ-d ja räpparid olid see rohkem. Ja selles mõttes, et ta oli liikumine, aga me tulime siukse hooga peale, et nagu noored pakatavad mehed ikka tulevad, et ütlesime kohe, et kõik, mis Eestis tehakse, on jama. Esimeses intervjuus enam ütlesime, kõik on jama, et kaasa arvatud Kaarel Kose, Mustakuga, kõik on pask, et see, mis meie teeme, on nagu kihvt. Saab paralleele tõmmata paljude teiste Eesti noorte artistide, kes praegu tulevad, et hakkavad kohe nii-öelda otsima mingit konflikti, ega me selles mõttes eriti ei erinenud sellest midagi. Aga piisas nagu ühest peost koos ja siis me saime aru, et see on nagu suht mõttetu ja mäletan seda pidu väga hästi, oli Von Krahlis, siis tollane Taraba Moobi DJ P. Julm ütles, et poisid kurat läheme kakle, et ma annan teile Müntonit. Me koos Müntonit ja oli tore olla. Aga Pärnu oli jah selline koht, kus ikkagi... Tegelikult olid kõige kõvemad hip-hopi peod. Selles mõttes, et ikkagi nagu see oli väga reaalne, kust tuldi teistest linnadest kokku räpipidudele Pärnusse. Et selles mõttes, et me olime noored kutid ja meil ei olnud tavaliselt, ei olnud nagu sel ajal ikkagi see... Ei olnud nagu nii palju neid autosid ja neid kutte, kes nagu sõidaks nädalavahetuses, siis planeeriti tükkaga ette, et Pärnusse on tulek, et seal on hip-hop, mais on hip-hopi pidu näiteks, ja siis me ikka säbisime tükk aega, et kellegi saaks rooli, saaks siia Pärnusse ja tagasi ka. Räpp on põhimõtteliselt, ta tegelikult ongi oma sorti luule, et kindlasti kui ta alguses välja tulite, ei olnud tase nii-öelda kõige kõrgem, et kui kaua üldse võttis aega, et saavutada see tase, et kus sa vaatasid või kuulasid oma lugusid ja mõtlesid, et nüüd lõppude lõpuks me teeme head muusikat, et võib-olla alguses natukene kahetsesid või kohe algusest peale? Come on. Siis sa... Kohe algusest peale. Ma olengi mõelnud, et meil on selles mõttes hästi läinud, ma vahel kuulan neid vanu ingliskeelseid lugusid, et need on jumala head. Et ei ole mingid häbenemisfaktorit ei ole siin, väga head lood on. Kuidas üldse aastatega, kas teie meie meelest on arenenud räppmuusika Eestis just paremuse poole, halvemuse poole, mis on teie arvates muutunud võib-olla siukses heas ja halvas mõttes nagu räppmuusikas Eestis, et ta on ikkagi muutunud küll 20 aasta jooksul kõvasti. Me just tegelikult teel siia rääkisime sellest natukene, et kuivõrd halb asi see nüüd on, aga Eesti hip-hop on jäänud või tähendab, ta kipub jääma, mitte see on nagu harvad näited, aga ta kipub jääma kinni mingitesse raamidesse, kus tegelikult, sest andekaid inimesi, kes teevad head muusikat on nii palju aga neil lihtsalt nad kuidagi ise tekitavad sellised raamid sellele ja siis minu jaoks on kuidagi see selline mingisugune selline
asi, mis mind veits nagu kuidagi häirib, on see, et inimesed nagu kuidagi piiravad ennast ja loovad endale mingisugused sellised kujutluslikud raamid, kust siis nagu ei taheta välja tulla ja siis see nagu tegelikult võiks see nii-öelda andekuse lind lennata palju kõrgema kaarega, kui neid ei oleks, neid piire. Ja ma olen ka nõus, et liiga palju selliseid limiite pannakse peale, et just endale. Aga mis on nagu hea, on nagu see, et need hästi palju artiste, kes on hakanud nagu tegema siin viimase mingisuguse 5 aasta jooksul, on, et mingi aeg oli Eesti hip-hop oli selline, et põhimõtteliselt kõik bändid tegid, erinevad mehed tegid põhimõtteliselt ühte sama bändi, ühte sama lugu, ühte samade sõnadega, et sa ei suutnud nagu eristada. Et tänapäeval on juba ikkagi nii palju asja arenenud, et sa tead, et isegi nagu mittegi mingid eksperdid, asjatundjad, või isegi natukene, kes midagi nagu poole kõrvaga hip-hopi kuulab, see saab aru, et see on see mees, et on hakanud erinevad nii-öelda nagu asjad tulema, et ei ole nagu ikka ühesugune. Ja mis nagu teine tore asi on just see ka, nagu Paulile lisaks veel rääkida, on see, et ei kardeta seda uudsust, ei kardeta seda innovatsiooni, seda eksperimenteerimist, et ei kardeta enam, et minu meelest üks viimase aja kõige parem näide on tulnud samast Pärnu linnast, kus on ju siin sama kohal oli ja kuskil ennem siin oli, on ju Ingmar tegi nagu sellise, ma ei oleks elus oodanud, et tema sellise loo teeb, aga mul on nagu siiralt hea meel, et sellised nagu uued tuuled võetakse nagu vastu ja neid asju tehakse, kuigi meie vanakooli mehed ei tohiks üldse sellist juttu rääkida, aga me räägime täiesti puhtast südamest, sest me oleme aeg ise teinud mingit enda arvast muusikat, mis on natukene ajast eest, alati eksperimenteerinud, mitte kunagi ühtegi limiiti seadnud ja alati nagu proovinud teha midagi nagu uudset ja nagu teistmoodi. Pärnust veel, Extinction Plaza on ka jube ja täitsa uue kooli jauramist ja väga kihvt on. See vist on Simon Acey mingi projekt uuem. Ma küsiks sükst asja, et teie tegelikult, ma ei mõtle seda solvanguna, vaid hea asja on, et põhimõtteliselt olete te räpimaailmas juba tegelikult Eestis olete te mainstream. Et teid kuulavad nii 40-aastased emad kui ka 16-aastased mürsikud, et kas natukene kriipis hinge, et sel aastal, kui te Eesti muusikaauhinnal hip-hop kategooria võitsite, tegelikult spekuleeriti juba enne, et inimesed olid kindlad, et teie selle auhinna võtate. Kas te natukene seda ei kahetsenud, et osa ei võtnud sel aastal, kas või Põhja-Tallinn, et kui te oleksite nüüd ka neile kriipsu peale tõmmanud, et siis te oleksitegi Eesti kõige kõvem räpipunt, nii siis kui me oleme nii neile mingi 4-5 kriipsu peale tõmmanud, see on nagu sükene, mis asja Ja ma lihtsalt mõtlengi, et kas teie nagu peate ennast Sealt Eesti muusikaauhinnad valivad? Žürii, 150 liikmeline žürii. Täpselt, nii-öelda muusikaeksperdid. Ja kui sa ütled, et see oleks olnud Põhja-Tallinna viimane plaat ja meie plaat, kumma nad oleks hääletanud esimeseks? Ma olen ise isiklikult olnud žüriis seal eelmisel aastal ja... Sa hääletasid Põhja-Tallinna poolt? Ei hääletanud, aga Põhja-Tallinn võitis, mis oligi naljaks, et mina panin puhta südametunnistusega, ma küll ei mäleta, keda ma hääletasin, aga kindlasti on see Põhja-Tallinn. Ei olnud ka Metsakutsu, ta oli ala kuskil Põhjamaade hirmul kanti midagi sellist ja või umbes sinna. Ei teadki sa lööd või? Põhja-Tallinn, Metsakutsu ja Sofia Rubina. Ei, kui sul on alguses seal hääletused, siis sul on rohkem kandidaate. Et sul on alguses kuskil 10 kandidaati. Igatahes Põhja-Tallinn võitis nii ja mul on nagu kohati jäänud just siukene mulje, nagu neid taheteksegi promoda või et see muusika ei pruugi nii hea olla. Aga nagu ma kujutan ette, et teie vist saate ju aru, et tegelikult te olete võtnud nii mainstreami kui ka siis nagu undergroundi enda alla, et mis tunne see on, et mõnes mõttes on see ju ka vastutus tegelikult, et te olete tegelikult poster näo, et Eesti hip-hopis ühed tähtsamad kindlasti. Et neid on küll veel, see, et me võidame mingid auhindasid järjest iga plaadiga, see ei tähenda see, et me peame mingi vastutuse võtma. See on nii-öelda siis kuskil ei kaasne sellega, et me peame mingi vastutuse võtma. Või et me teeme kuidagi midagi taotluslikult selleks, et see oleks nüüd underground või see oleks mainstream. See läks kuidagi juba aastaid tagasi et meil oleks nagu justkui mingisugune eesmärk, et meil ei ole kunagi olnud seda eesmärki, et me tahaks, et me teeme nüüd mainstream loo või et me teeme mingi loo, mis on peaks see vastutuse jutt on samasugune jutt, nagu mulle kogu aeg öeldakse, et sa oled Eesti hip-hopi isa. Aga isal on vastutus, isal on lapsed, isa peab vastutama oma laste eest. Ma olen öelnud seda ka kuskil, et ma võin hip-hopi isa olla
ehk siis oma lapsed üles sünnitanud või ütle seemendanud. Aga mina mingit alimente sellepärast maksma ei pea. et selles mõttes see ei ole nagu minu teema. Küsiks lõpetuseks, enda küsimuste lõpetuseks me loomulikult laseme ka rahva rääkida, et kui teie ei oleks, mõlemad, ei oleks sattunud just sellesse meelelahutusmaailma, et või üleüldse, et meelelahutusärisse, mis te spekuleerite, kelleks te oleksite saanud, kas teil oli äkki mingi muu unistus lapsepõlves, et kelleks saada üldse? Kosmonaudid. Ja ma võin nii palju öelda, et ma mäletan siuke lasteaia lõpus tehti see, kus kõik tehti pildid ja kirjutati alla, et kelleks tahab saada. 75% olid kosmonaudid, 25%, ei oota, vaatasin valesti praegu. Ütleme, kosmonaudid, kallurijuhid, politsei, miilitsad ja minul oli alla kirjutatud sinna multifilmide tegijaks. Nii et sul on tegelikult selline meedia pool juba lapsest saadik sisse kodeeritud? Ilmselt. Ma ei tea, ma lihtsalt tahtsin multifilmide tegijaks saada. Walt Disney oli mu lemmikmees. Ma filme tegelikult, ma ei taha üldse filme teha, ma filmidest ei taha midagi kuulda. Ma ei taha ühtegi multifilmiga teha. Mina teeks küll nagu filme. Meil oli üks huvitav tegelikult kiri, ma panen isegi ühe lisaküsimuse enda poolt veel. Või otseselt ei ole see minu küsimus, see on meie tuttav küsimus ja see tuleb otse Genkale, et tegelikult selle saab laiendada mõlemad teile. Kui teist tehtaks kunagi näiteks film, ütleme niimoodi 20 aasta pärast tehakse teist eluloo film, siis keda te tahaksite, et just teie nagu rolle mängiksid? Mirtel Pohla. Roman Baskin. Kas ta selleks ajaks natuke liiga vana ei ole? No peaks olema praegu selline noor, mingi Mart Müüriseb või et ta kasvataks habeme selle 15-20 aastaga. Suur papa. Mis see oli see Kersti Kreismann? Ma ei tea, neid noori tüüpe üldse, kes teabki mingit noort näitlejat, peale kurdi Piuste ja Müürisep ei tea kedagi. Et siis jääme siis suure papa juurde, et suur papa näiteks 20 aasta pärast. Ma oleks Roman Baskini juurde pigem. Okei, teeme et Roman Baskin. Aga nagu lubada sai, et siis võtaks küsimusi rahva käest, et kellel mõni huvitav küsimus või vähem huvitav küsimus on, käe püstidest ja no võtame kohe lähedalt esireast esimesena, et hakkab tavapoolikum. Kes on nagu uutest tulijatest teie meelest nagu teevad nii-öelda ilma piiranguteta räppi või kes teile isiklikult meeldivad ja miks? Eestis või? Eestis ikka. No, ma siin enne mainisin seda Extinction kaasat. Siis Ingmar siin on tubli poiss siin viimasel ajal ja... Ingmar on kogu aeg tubli poiss on. Ja viimasel ajal eriti kohe. Ja siis... Rondo muidugi. Minu väga suur lemmik hetkel praegu. Sealt tuleb nagu nii kõvasid asju, et... Grete Kleini lugu. Grete Kleini lugu. Kuidas see nimi oli? Rondo. Nagu jookse tainas. Et jaa, see on täiesti selline südamest ja siiras ja see on nii kuidagi ehe see kogu see asi, et see... Mis ma oskan öelda, eks samasid nimesid nimetaks, et aga siiski ma ootaks nagu sükest uut suurt papat või uut beebiluusta või sükest eraldi ühte MC-d veel, kes tuleks ja teeks veel midagi hästi põhjalikult ja ägedalt, et üks asi on see, et sa tuled ja teed midagi, aga üks et see, et sa tuled ja teed seda nii, et kõik teavad, et sa oled tegija. Aitäh! No nii. Tuleks kohe nagu sama teema võtlendaks edasi, konkreetne küsimus Paulile, et kuna Paul on, ma tean ka DJ, et kui jätta nüüd konkreetselt see räpi ja hip-hopi skeene teema siin Eestis nagu taustale, et kes on nagu maailma mastaabis need produtsedid, kes nagu siin kõige rohkem mõjutanud on ja sinu stiili mõjutanud? Kõige rohkem mõjutanud? Sa mõtled läbi aegade, need on nii palju tegelikult. No kindlasti. Täna oli kusjuures pull lugu, ma täna sain teha ühe oma suure iidoliga intervjuu DJ Shadowga, kes on homme
Tallinnas. No ma nimetan mingi paar nime, no põhiliselt suuremad Dr. Dre, DJ Premier on mul noh selline, ma arvan, kõige, kelle pealt ma olen nagu ilmselt ka kõige rohkem nii-öelda varastanud neid ideid ja asju. Noh, uuematest võib-olla Hudson Mohawk, kõik need Lex Lugerid, Metro Boomin, sellised, noh, mulle väga see selline uue kooli astumine väga meeldib. Neid on nii palju, see on nagu see, et ma üritan nagu kuidagi väga hoida jah, seda igalt poolt midagi nagu, et ma kuulan hästi palju ja neid, kes mulle meeldivad. Et need, kes ei meeldi, need praktiliselt nagu tegelikult on väga vähe. Võtame tagant poolt ka äkki mõne küsimuse. Kellel siin veel küsimusi oli? Jah, sinise särgiga. Jõudu ära. Mul on selline küsimus, et kunagi avaldasite selle kõik on formuleerimise küsimuse miks tegi, et seal oli lugu pedofiilia peale, mis sellest saanud on? Saab sellest midagi või ei saa või? See loo nimi oli pedofiilia või? Ei olnud. Ei olnud. Asendusõpetaja oli selle loo nimi. Kui paljud teist seda kuulnud on siin? Meil on kokkulepe selle naisräpperiga see kokkulepe, et me ei saa seda lugu avaldada, ja me ei saa sellest eriti palju rääkida. Aga siis see teine küsimus ka, et hästi palju on neid nii-öelda plaadifirmasid, kes Eestis seda räppmuusikat välja annavad. On Mindnote, on Legendaarne, on Superbandiidid, on Leal Genesed. Miks neid nii palju on? Et kas on pigem hea või on pigem halb? Pigem hea ju. Selles mõttes, et tegelikult ma saan aru, kus see küsimus. Tegelikult see plaadifirmade asi on nagu, noh, need tegelikult, kui sa nagu mõtled, kus kohas need plaadifirmad alguse said, on tegelikult see, et artistid on lihtsalt leidnud mingisuguse kanali, kus nad saavad oma muusikat. See kõigepealt, see kõige esimene asi on, miks need plaadifirmasid on nii palju, on see, et pigem ikkagi see tuumik, kes seal on, et siis nii-öelda omanikud, et see on nagu ikkagi kõigepealt nende enda muusika väljaandmise kanal. Meil vist niimoodi ei olnud. Meie tegime selle jaoks plaadifirma, et me saaks teisi välja anda. Tegelikult, mida rohkem plaadifirmasid on Eestis, kes annavad välja mingit ükspuha mis muusikastiili, see näitab seda, et Eestis on inimesi, kelle see muusika korda läheb, vastav žanr. Nad selles raha ei teeni, see on hobi, nad panevad sinna alla oma raha ja mitte vähe, kui sa teenid nulli, on väga hea. See, mida rohkem plaadifirmasid on, see on puhas näitaja see, et on inimesi, kes armastavad muusikat ja panevad pühendavad oma aega, panustavad sinna oma raha, aega ja kõiki muid ressursse, et aidata teisi artiste siis nii-öelda siis välja tulema. Sama oleme ka meie teinud, et see oli meie põhimõte, mida me alati räägime artistidega, et me oleme tohutult aega ja raha pannud sinna alla, et mingisugused tüübid, meil on see läinud väga hästi. Meie artistid, palun väga, Spoom, tänaseks on juba Five Loops, kõik teavad, on ju, Babylust, Suurpapa, Hirm ja nii edasi ja nii edasi. Paljudel on juba oma plaadifirmad. Jah. Seda üleostmist nii-öelda käib ühel ühe juures. See üleostmise moment oli mingisugune aeg kuskil, mingisugusel, ma ei mäleta, mis aasta, mingi 2000 oli see, kus ma nagu ütlesin, tule, et meil on plaadifirma, tule. Ja mingi hetk on, see oli ainult mingi hetk. Ja nüüd on ikkagi niimoodi, et ma saan ikka nädalas mingi ühe kirja, et tere, et ma olen mingi artist, on tšalala, et tahaks nagu plaati välja anda teie. Selles mõttes, et sa pead selle üle elama, selle hetke, et lihtsalt nagu lunida. Ega ma eriti palju pole luninud, ka ma ühe mehe taga olen luninud. Ja ma olen väga rahul, et ma seda taga lunisin. Kas ma võin vaheküsimused küsida, kes see oli? Põhjamaade Hirm. See oli jah. Ja mul hea meel, et ma siin Põhjamaade Hirmu plaadi välja anda ja Kuul uue plaadi ja Kuul uut on läbi aegade Eesti kõige varem hip-hop plaat, mis siiamaani ilmunud on. On kellelgi veel mõni küsimus äkki? Mida teil vanemad arvavad sellest muusikast, mis te teete? Mis sa teed tööks? Ma ehitan teid. Ehitad teid, sul ema on? Jaa. Ma lasin emale teie uut plaati. Käsiks küsida, et kuidas saab nii artikuleeritud nii kiiresti rääkida. Alati on emadega on see asi, et üks puha, mis sa teed, isegi mingid pahandusi natuke või siis natukene teed, see ema on alati tubli poiss, et tule ma teen sulle. See on nagu alati, ja isad on alati siuksed, ma ei tea,
minu isa muusika on ju. Head ja tõsist muusikat sul, nii et eluaeg oleme nagu kuulanud seda bändi hea mõnuga, aga kuidas sina siis niimoodi? Kukka läinud niimoodi. Mis asja? Ma ei saanud aru. jah, palun tahan nurgast korrata. Hukka läinud või? Ei no mina olen nautinud Rock-Hotelli terve eluaeg ja nautinud seda. Ma oleks nii vana, ma oleks ka nautinud Rock-Hotelli, ma nautisin ka Rock-Hotelli. Kuidas sina nüüd selle räpi peale siis ikka saad? No väga lihtsalt. Minu isa alustas Rock-Hotelli 70-ndatel või 80-ndatel. 78, okei. 78 rockmuusika oli mis seisus? Samas seisus, mis hip-hop muusika siis 90-ndate alguses Eestis. Sa oled edumeelne? Ei, mis edumeelne. 78 aastal oli rock'n'roll, tähendas ühiskonnas, mängis sama rolli, mis 90-ndate alguses Eestis näiteks punk ja hip-hop. Sa tahtsid olla rebel, sa tahtsid mingit lahedat teha. Sel ajal oligi, sa tegid rock'n'rolli. Mida siis arvasid ikkagi? Päriselt ka? Seda ma rääkisin, ema ütles, et tule, sa oled ikka tubli poiss, ma teen sulle pannkooki ja kohvi, isa tegin, ma ei tea. Õige asi. Aitäh. Pauli isa, palun väga. Samamoodi. Meil on mõlemal isad on trumm. Mis tema vanemad on? Meie mõlemad isad on trummarid. Rock-Hotel, Columbus Chris. Vitamiinis kunagi. Ja vitamiin. No palun. Väga tubli Tiit ja vanemad. Ühesõnaga muusikalised geenid. Pärnus ja väga tore. kuna meil hakkab ajaliselt jõudma see tänane autoriõhtu tegelikult nii kaugele, et meil jookseb siin lint ja pärast keegi ei viitsi ju seda järgi vaadata, kui see liiga pikaks läheb, siis võtaks näiteks viimase küsimuse. Äkki on keegi, kes... Me teeme viimased 2 küsimust. Ma nägin palju 2 kätt ja võtame mõlemad need küsimused. Võtame seda tagant kõigepealt ja siis saab eest lõpetada. Ei, just nimelt sina, jah. Viimase albumi pealt, et üks väike sisuline küsimus, et seal on üks huvitav lugu, mis räägib nagu kenadest kehadest, koledatest nägudest ja suurematest paberkottidest. Kus see lugu nagu oma nime sai? Nime? Jah, huvitav nimi, et ma ei suutnud välja mõelda. Ta võtab siis Pakushani. Pakushan on jaapani keele termin nende naiste kohta, kellel on ilus keha ja kole nägu. Inglise keeles nimetatakse need butterface ja eesti keeles taganäkis. Ja võtame siis viimase küsimuse siit. Jah, et... Ma lihtsalt ühe remargina ütlen, et see lugu ei räägi naistest, kellel on kena keha kuulavad ja selle loo kuskile poole peale ära. Ja kena keha, see räägib meestest, kes arvavad nii. Väga hea vastus. Just. Mul on kõik vastud väga head. Nii, ja viimane küsimus siit. 3 aastat tagasi mu sõber lasi mulle Suure Papa Vendetat ja see lugu oli üks põhjuseid, miks ma üldse hakkasin Eesti räppi kuulama. See oli nagu see, et vau, et nihujassi pilet kui hea. Aga nüüd ma nagu viimased lood, mis ma tunnen, nagu kuulan, et tegelikult nagu järjest vähem mulle meeldivad. Ma ei ole kõiki kuulanud, aga näiteks Sonda või see Päti Plika, kui ma seda videot vaatan, põhimõtteliselt ma ei pane lüürikat tähelegi nagu. Et ja ometigi Suur Papa... Keegi ei pane Päti Plika videot vaadates lüürikat tähele. Paneb küll. Et selles suhtes, kas teie arvates on Papa nagu stiili muutnud või on ta paremaks läinud, on ta halvemaks läinud või noh, ma küsin otsa, kogu aeg hea. Papaga juhtunud on nagu? Ei ole tega midagi juhtunud. Minu meelest Päti Plika on üks Eesti või viimase aja sellise kõige parema, kõige sellise andekama flow'ga lugusid üldse, mis on mina alguses kuulasin hästi pealiskaudselt seda, sest et mulle see beat eriti ei meeldinud, aga siis kui ma nagu hakkasin mingi hetk, kui seda tuli igalt poolt ja siis ma lihtsalt hakkasin seda, kuidas see koos töötab kõik, see Papa flow seal loos, see on täiesti uskumatu, see on terve see loo tervik on minu meelest nii andekas kuidagi ja Papa läheb järjest kogu aeg paremaks ainult. Ja ta oli alguses ka juba hea, nii et see on... Aga milline on teie lemmik, sinu, Paul, ja siis sinu Genka lemmik Suure Papa lugu nagu? Siim Kallas ja siis see, mis see teine Eskimo beat on seal? Siim Kallas sellepärast, et tegelikult oli Suur Papa tahtis oma esimese plaadi peale anda välja singlina hoopis teise loo ja siis me ütlesime, et teeme Siim Kallase.
aga suur tänu, tänasega peaaegu on lõppenud meie autoriõhtu. Meil oli täna õhtuse kontserdi puhul ka Facebookis üks väikene loosimäng, kus me loosisime välja pileteid ja ka 2 teie uut plaati. Me mõtlesime, et äkki te olete nõus nendele ka väikse pühenduse peale kirjutama või et ühe plaadi võitis Kristjan ja teise võitis Merlin. Et lihtsad Eesti nimed. Äkki kirjutate midagi siia. Te võite, näiteks Paul võib nii kaua rääkida mõne anekdoodi. Ma ei ole kusjuures tükk aega. Kas äkki keegi teine räägib mõne hea anekdooti? Ma ei ole tükk aega head anekdooti kuulnud. Räägi. Anekdoot on selline, et mis vahe on koeral ja neegril. Mis see teine nimi oli? Et kui koerale kett kaela panna, see oli Kristjan. Merlin. Jah, okei. Selline anekdoot. Aitäh sellise nalja eest. Aga kõigil, kellel on täna õhtul huvi tulla ja nautida muusikat ka uued plaadid. Ma ei kujuta ette, kas te teete mõnda täna vana lugu ka äkki üllatusena? Kõik võib juhtuda. Kõik võib juhtuda. Seega tulge täna õhtul kohale Fookusesse. Peagi avatakse uksed. Piret maksab 5 eurot. Täiesti taskukohane, et kuulata Eesti hip-hopi isa. Ja teie tulge ka kindlasti. Ma tahan teiega rääkida veel pärast lava. Aga suur tänu, et teil tuli. Kuber lubas ka mind kutsuda ja tahtis ka rääkida ja lugu lasta, aga ma ei läinud. Aga suur tänu, et te täna võtsite aega meiega natuke rääkida. Näeme teid hiljem laivil. Suur tänu ja õnn kaasa teile tulevikus.